Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Aastavahetuse eel sai avalikuks kahtlus, et Tabasalu Pihlakodu meeshooldaja võis seksuaalselt kuritarvitada abitus seisundis kliente. Vihje jõudis Pealtnägija toimetusse detsembri keskel sisuliselt samal ajal politseiga. Ametlik juurdlus on alles algfaasis ja kõik pole kaugeltki lõpuni veel selge, aga Pealtnägija taustalugu näitab, et sarnased vihjed olid juba mõnda aega õhus, aga magati või vaikiti erinevatel põhjustel maha. Olge hoiatatud, see teema ei ole nõrganärvilistele ega pere pisematele. See on väga valus meie perele, tema lastele. Me arvasime, et selles majas on meie ema turvaliselt hoitud. Ehkki tema tegelik identiteet on asjaomastele teada, esineb Airi varjunimega, sest ei taha lisada pere niigi tabanud traumale avalikku häbi. Nende üle 80-aastane ema on üks abitusseisus vanur, keda Tabasalu Pihlakodu meestöötaja väidetavalt vägistas. Ta on sügavalt dependentne inimene. Ta liigub väga vaevaliselt. Ta ei tunne ära ka meid. Seda kohutavam on see asi mõelda oma emast, kes oma elupäevade lõpul enda eest enam mitte seista saades peab taluma sellist alandust. Pealtnägija räägib selle loo jaoks 3 väidetava kannatanu pere ja 5 Pihlakodu töötajaga, kes kirjeldavad konkreetseid episoode, kus vastav vihje maha magati või maha vaikiti, ning toovad välja üldisemaid probleeme töökorralduses, mis soodustasid kaudselt, et väidetav seksuaalkiskja sai eliithooldekodus tegutseda. Et Pihlakodu on keelanud personalil peale tippjuhi ajakirjandusega suhtlemise ja võttis selle kohta isegi hiljuti töötajatelt eraldi allkirja, paneme mitme töötaja jutu siin loos kokku ja laseme esitada näitlejal, et allikaid kaitsta. Kokkuvõtte kriitikute jutust on, et kas või Airi emaga juhtunu võinuks olemata olla, kui kaebusi oleks varem tõsisemalt võetud. Kindel on, et Pihlakodu juhtkond püüab asutuse mainet päästa ja ei ole nõus oma eksimust tunnistama ning valetavad. Pihlakodu juhtkond nõustub küll algul intervjuuga ja me kohtume ka väljapool kaamerat, kuid loobub lõpuks esinemisest kirjalike vastuste kasuks. Pihlakodu aktsiaselts mõistab hukka mis tahes väidetavad väärkohtlemised ja käitumised ning on teinud ning teeb alati endast oleneva, et sellised juhtumid ei saaks aset leida ning võimalikud rikkujad saaksid vastutusele võetud, kirjutab juhatuse esimees Merike Merirand. Väga palju juhtumeid tegelikult, kus hiljem tagantjärgi tarkuses kõik tulevad, ütlevad, ma teadsin seda juba ammu, et see nii juhtub. Me ei pahanda ühelgi viisil, kui meil jagatakse informatsiooni. Me kontrollime, kui ei vasta tõele hästi, aga kui vastas, siis me tegelikult päästsime väga palju inimesi. Tabasalu Pihlakodu avas uksed 2019 lõpus ja on üks tänaseks 5 samasse ketti kuuluvast hooldekodust. Asutus, milles koht 2 toas maksab 2000 ja 1 2500 euro ringis kuus, pakub esmaklassilist hoolt.
Tabasalu majas on 188 kohta, mis jagatud 6 osakonnaks kujundlike nimedega. Näiteks kergemate klientidega Saare osakond, pigem vene emakeelega klientidega Poolsaare ja dementsete Metsatukka osakond. 2020 augustis asus siia tööle täna 55-aastane vene emakeelega mees, kellest saab selle loo antikangelane. Kuigi tal pole eriharidust, töötas mees juba 10 aastat hooldushaiglates ja varasem CV oli Pihlakodu sõnul plekitu. Ja samamoodi ei olnud ka ju politsei vaates ühtegi viidet, et ta ei ole varem kriminaalkorras karistatud, ta ei ole sattunud meie huviorbiiti, ka eraeluliselt tegelikult kõik oli hästi. Kolleegid on teda tõepoolest kirjeldanud pigem aktiivse ja abivalmis meesterahvana. Kogu kollektiivis oli ainult 5 meestöötajat, aga paljud kliendid on liikumise võimetud, mis tähendab, et nende tõstmiseks ja hooldamiseks on vaja jõudu. Sageli oldi rõõmsad, kui mõni meesterahvas appi tuli ja tema pakkus end tihtipeale ka ise appi. Ta oli üle maja tuntud, et kui on abi vaja, siis tuleb ja aitab. Pihlakodus on valdav, et lisaks tavapärasele töölepingule sõlmitakse ka käsundusleping. Kui firma ütleb, et 2 lepingusüsteem on töötajatele paindlikkuse pakkumiseks, siis kriitikute sõnul on põhjus kulude kokkuhoid. Kui töölepingu järgi ületunde teha, tuleks maksta suuremat lisatasu. Aga asi lahendati nii, et normtööaeg käis töölepingu alla, kõik ületunnid tehti käsunduslepingu alusel. See on oluline detail, sest ilma erihariduseta oli kõnealuse meeshooldajad tunnitariif niigi väiksem, aga ta oli nõus tegema ka palju ületunde, mis läksid käsunduslepingu arvestusse. Nii kukkus välja, et ta töötas mõnes kuus, näiteks sel suvel, kokku 300 või isegi 400 tundi. Esmapilgul oligi ta nagu mustertöötaja, abivalmis, nõus tegema ülipikki vahetusi ja kõiki töid, mida paluti. Kui keegi haigestus, oli ta kohe nõus auke täitma ja asendama. Mõnikord, kui ta teisi asendas, kukkus isegi nii välja, et oli tööl 3 ööpäeva järjest. Tean mitut juhtumit, kus ta oli ööpäeva sisuliselt ainsana Saare osakonnas. See tähendab üksi 46 inimese kohta. Pihlakodu kinnitusel on suhtarv sõltuvalt päevast ja kellaajast 1 hooldaja 9 kuni 13 kliendi kohta, aga ei saa välistada, et erakordsete asjaolude kokkulangemisel võis kõnealune mees olla osakonnas ka üksi. Kuigi tänane kahtlusalune töötas peamiselt ühes osakonnas, pakkus ta end ise või kutsuti teda appi ka mujale. See küsiti ükselt abi, et kui oli abi inimest pesta või midagi teha, siis tõepoolest teised inimesed ka aitasid, et kas pidi olema, kuidas pidi olema, et see on üks uurimise osa. Reeglid näevad ette, et üks töötaja peab kogu aeg üleval olema ka öösel, aga teine võib magada, kui midagi vaja teha ei ole. Kordamööda võib puhata. Korduvalt tuli ette, et selleks ajaks, kui töökaaslane ärkas, oli tema juba hommikuste hügieeniprotseduuride, me nimetame mähkmeringiga, juba alustanud või suure osa ära teinud. Me isegi ei näinud, kui ta oli juba mõnes toas ja pesi kedagi. Mõned töötajad olid talle tänulikud, et ta nende eest ebameeldiva töö ära tegi ja tõid talle isegi tänutäheks kingitusi. Tegelikult tema tööülesanne oligi ju teha nende klientidega väga intiimseid, privaatseid toiminguid, eks ju, et sageli kõrvalt vaadates ei peagi tunduma midagi, et on viltu, eks ju. Jah, ei peagi. Ega ei osatudki ilmtingimata kohe halba näha ju selles, kui keegi on abivalmis. Siiski, pealtnägija käsutuses on kirjad, kuidas mõned pered, nende seas näiteks Airi, teatasid juba paar aastat tagasi, et aktsepteerivad ainult naishooldajad intiimpesu ja mähkmevahetust tegema. Terve seal oleku vältel, nagu korduvalt on see teema olnud õhus, kuidas nad ei suuda sellest kinni pidada ja et endiselt me teame, me oleme näinud oma silmaga, kuidas meie ema hooldab ikkagi meeshooldaja. Karistusseadustiku mõttes see ei ole probleem, et sisuliselt on tegemist ikkagi Pihlakodu kui teenusepakkuja ja kliendi või tema lähedaste vahelise omavahelise lepinguga või kokkuleppega, et kes kuidas keda hooldab. Ja
te olite nagu tõstatanud selle küsimuse ja alati oli lubatud, et et rohkem seda ei juhtu. Absoluutselt. Pihlakodu juhtkond ütleb, et vastavad suunised küll anti, aga ei saa 100% tagada, et töötaja neist tegelikult kinni pidas. Takkajärgi on veel hämmastavam, et juba 16. veebruaril 2022 kirjutab ühe eaka naiskliendi tütar politseile teate, milles räägib mitmetest probleemidest ja sealhulgas kahtlusest, et meeshooldaja tahtis tema ema vägistada. Ma arvan, et see on reaalne sündmus, aga kuidas seda tõestada, kui kasutatakse ära nõrgamõistuslikke vanureid seksuaalseks pilastamiseks? Nimetame seda juhtumit selguse mõttes proua A. Kui see avaldus saabus, siis järgmisel päeval käis uurija koha peal, et suhtles nii Pihlakoduga kui ka võimaliku kannatanuga ja ei leidnud mitte ühtegi tõendit, mis viitas, et selline tegu oli toime pandud. See oli pigem füüsilise väärkohtlemise kahtlus, mis tol hetkel õhus oli ja sinna põgusalt jooksis sisse ka seksuaalse väärkohtlemise selline õhkõrn kahtlus, aga ei leidnud kumbki nendest kahtlustest kuidagi kinnitust. Jah, me vaatame nüüd selle uue juhtumi valguses, jõuame kindlasti sinna loosse tagasi ja sinna aega tagasi, et eks ma siis tagantjärgi oskan öelda, kas oleks saanud midagi teistmoodi teha. Täna ma ütlen, et ei, et uurija tegi kõik endast oleneva. Takkajärgi ilmneb, et mõni kuu hiljem hakkas samasugust juttu rääkima teine eakas daam. Nimetame teda proua B. Saare osakonnas rääkis üks klient proua B, et see meeshooldaja proovis teda vägistada duširuumis. Ta oli selgelt endast väga väljas. Rääkis, kuidas ta olevat appi karjunud ja üks naishooldaja tegi duširuumi ukse lahti ning rünnak olevat lõppenud. Mulle tundus see jutt väga ehmatav. Proua rääkis sellest mulle ka hiljem uuesti. Ta ütles, ma olen vana, aga ma ei ole loll. Rääkisin sellest hooldusjuhile. Küsisin, kas sa tead, mida proua B selle mehe kohta räägib. Ta vastas otse, et jah. Ta olevat seda ka teistele kaevanud, aga kas ei tundu, et proua räägib segast juttu? Te olete teadlik, et selline jutt toona oli aasta tagasi juba? Minul ei ole sellist informatsiooni, aga see mis te just väidate, tegelikult see näitabki seda, et väga palju selliseid jutte ja lugusid tegelikult räägitaksegi ja see ei jõua meieni väga tihti. Sinna paika see asi toona minu teada jäi. Isegi kui proua B on nõdrameelne, oleks võinud ju selle meeshooldaja tegevust ikkagi jälgida. Sest veel hiljem püüdis see mees korduvalt temaga tegeleda, testa ja mähtmeid vahetada, aga proua B hakkas karjuma, kui ta tuppa tuli. Saatke ta ära, ta tuleb mulle kallale. Pihlakodu juht Merike Meriland raiub, et neil ei ole olnud varem seksuaalse väärkohtlemise teemalisi kaebusi. 2022 algul ei saanud nad tema sõnul aru, et proua A juhtum puudutas ka väidetavat seksuaalset kontakti ja proua B puhul polevat juhtkond üldse midagi sellist kuulnud. Kaebusi, millest pole maja esindajatele tehtud avaldust, me kahjuks kommenteerida ei saa. Vilepuhujate sõnul pole see aga tõsi ja seda saab dokumentaalselt tõestada. Nimelt saadab 83-aastase proua B tütar 16. augustil 2023 juhatuse esinaisele kirja, milles kaebab seletamatuid vigastusi ema kätel ja jalgadel, mis olevat tekkinud pesemise käigus. 2 päeva hiljem saab ta vastuse Tabasalu Pihlakodu asejuhilt, kes lükkab kahtlused tagasi. Kõnealune meeshooldaja peseb meil samas osakonnas kõiki kliente ja proua B on ainuke, kes väidab, et hooldaja kisub tal vägisi öösärgi seljast ning soovib teda vägistada. Kahjuks räägib ta seda juttu ka teistele hooldajatele, kuigi tõepõhja sellel süüdistusel kindlasti ei ole. Ehk siis vähemalt osa juhtidest teadis hiljemalt mullu augustis, et sellised süüdistused on, aga kandis need maha. Kui nüüd sellised asjad tulevad välja, siis mis mõtteid see tekitab? See tekitab sellised mõtted enamus, nagu ma ütlesin, enamus seksuaalkuritegude puhul tegelikult tagantjärgi me näeme, kui palju oli märke. Et ma arvan, et kui sellest loost midagi head üldse võtta on, see on nii traagiline sündmus, siis ainuke hea on see, et palun hakkame teavitama kõikidest sellistest märkidest, kõikidest sellistest vihjetest. Tõe nimel tuleb öelda, et proua B jutt ei ole alati selge ja ka tema tütar ütleb, et ei saanud aru, millest täpselt ema rääkis ning rahulduslubadusega, et kõnealune meeshooldaja temaga enam ei tegele.
Üks asi, et ülemused usaldasid kõnealust meest. Teine, et samal ajal oli probleeme mitme teise töötaja ja konfliktiga, mis viisid fookuse mujale. Juhtkond möönab, et Tabasalust on 2 aasta jooksul sunnitud lahkuma 5 probleemset töötajat, kes jäid vahele näiteks kliendi löömise või sõimamisega. Lisaks kippus mõne töötaja vahetuse ajal kaduma psühhotroopse toimega ravimeid, mida arutati ka töötajate siselistis. Aga see on täiesti omaette teema. Meie loo antikangelane tabati teolt 30. novembril, kui ta jäi vahele teisele meeskolleegile dementsete osakonnas duširuumis koos Airi emaga. Nimetame teda proua C-ks. Selles osakonnas on kõik uksed avatud, et neil ei ole nagu suletud uksi, nad ei pea uksi sulgema, aga oma üllatuseks oli see uks äkki luukus. Ja siis ja ta võttis kohe automaatselt iseenda võtme ja keeras selle ukse lahti. Ja siis pilt, mis seal avanes, oli siis järgmine, et meie ema alakeha oli võetud paljaks. Ja meeshooldaja oli seal kõrval ka tema ees palja alakehaga. Ja siis meesterahvas, kes siis selle avastas, see meeshooldaja väidetavalt ehmatas sellest nii palju, ta sulges ukse automaatselt ja siis jätkas oma toiminguid. 30. novembril see kolleeg näeb seal duširuumis midagi toimumas, mis teda väga ehmatab. Aga ta annab sellest juhtkonnale teada alles 8. detsembril. Kas teie teate või saate heita mingit valgust, et mis ta siis nädal aega tegi või mõtles? Esimene, mida tegelikult kahtlustavad teevad, on hakkavad vabandama. Hakkavad selgitama, mis võis juhtuda. Ja see inimene, kes seda pealt näeb, võib väga tihti jääda mulje, et ta aktsepteeribki seda vabandust ja ta hiljem hakkab mõtlema, et äkki ma tegin valesti midagi ja kas häirekeskuse helistamine, äkki see on liigne reaktsioon asjale. Inimene istub, mõtleb, analüüsib ja tegelikult tegi täitsa õigesti, et tulles tööle vahetuse järgselt, siis andis sellest kohe ka teada, et teate, ma nägin sellist asja ja see jäi mind häirima. Pihlakodu väidab, et kahtlusalune ei olnud sellesse osakonda määratud, ei pidanud sel hetkel seal viibima ega tohtinud proua C-ga üldse tegeleda. Kui nad juhtunust 8. detsembril teada said, kutsuti kahtlusalune välja ja paluti tal kirjutada lahkumisavaldus, millega vahetu oht nende sõnul likvideeriti. Proua C lähedastes tekitab aga küsimusi, et esimese kõne numbrile 112 tegi hoopis ühe töötaja lähedane 11. detsembril ning ametliku avalduse andis Pihlakodu sisse alles 12. detsembril. Lähedastele teatas Pihlakodu 14. Ja kui me küsisime, et miks nii tõsise asja puhul ei ole politseid kohe teavitatud, kui 8. tuli andma tunnistaja oma ütlust, ütlesid nad, et see ei olnud sellel hetkel enam oluline. Et kas läheb mööda 1 päev või 2 päev, et politsei on praeguseks asjaga kursis. Ei, mul ei tundu, et nad venitasid. Et kui me tegelikult vaatame ajateljelt, siis 8. detsember oli reedene päev. Taaskord, minu jaoks inimlikult täiesti loomulik, et nädalavahetus tuli vahele, esmaspäeval sai veel korraks mõeldud asja üle. See on miski, mis on tegelikult ju väga tõsine süüdistus, millega minna politseisse ja korraks seedida seda ja siis teha avaldus. Loomulikult politsei sooviks kõik sündmused saada sel hetkel vahetult, kui see juhtub. Et see teeb meile uurimise ja menetlemise palju lihtsamaks, sest et siis on kõik tõendid olemas. Aga me ei saa öelda inimestele, et te jäite hiljaks või midagi on liiga hilja, et alati parem hilja kui mitte kunagi, et suur aitäh, et teavitati ja tänu sellele me tegelikult täna ju seda juhtumit ka ju uurime. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre ning seksuaalkuritegude menetlemisele spetsialiseerunud vanemprokuröri Aarika Lepa sõnul võimaldab moodne tehnika tõendeid koguda ka palju hiljem ja eksperdid on sellega tegelenud viimased 6 aega sisuliselt iga päev. Üllatuslikult tuli nüüd kollektiivist välja aga veel üks tunnistaja, kes teatas, et tema nägi sarnast akti pealt juba 6 varem. See inimene on meil teada ja tema ütlused on meil olemas. No aga kas on mingisugune selgitus, et ikkagi, et
no kus ta siis oli? See oleks võinud see ohver, kes seal duširuumis 30. novembril oli, võinuks jääda olemata ju. Tõsi, et kui ma ütlesin, et üldjuhul, kui nähtakse midagi pealt sellist, siis üldjuhul hakatakse, kui on veel töötajate ringis või tuttavate ringis, siis hakatakse selgitama kahtlustatud poolt, mis juhtus. Kas kukkus see mulle otsa, juhtus just selline intsident ja nii edasi. Ja teine pool hakkab kahtlema selles, mida ta nägi. Kehtib sama jutt. Parem hilja kui mitte kunagi. Kokkuvõttes, Pihlakodu on pakkunud ja pakub head hoolt väga paljudele ning mitme varasema eksessi puhul on näha, kuidas töötajaid õhutati kõigist probleemidest teada andma. Teisalt magati ikkagi või vaikiti signaal võimaliku gerontofiili suhtes korduvalt maha, kas või sellepärast, et foonil oli ka muid probleeme. Minu küsimusele juhataja käest, et kes vastutab selle eest, et siin majas meie ema on pidanud taluma sellist alandust, oli vastus, et vastutab antud kahtlusalune.